sa käisid ise siin vaatamas, jäid kontserdiga rahule. No Diamond Life on tema niisugune põhiline plaat ja teine põhiline plaat on muidugi Promise, siin on kõik need hitid, Smooth Operator ja kõik peal. Aga ma tahaks sulle tegelikult hoopis näidata teist plaati. Diskarid elavad tead tormilist elu, metsikult tormilist elu, ööd läbi joovad, laaberdavad, möllavad, tantsivad, mängivad muusikat ja üks maailmakuulsaid mehi, Jose Padilla, kes Ibiza saarel mängis muusikat ja ühel hetkel mõtles, et pohma hommikutel tal ei ole midagi kuulata. Ja siis ta võttis kätte ja ta tegi niisugused miksid ja leidis sellise lounge'i tüüpi vennad üles ja kogus need enda plaadi peale kokku ja tegi niisuguse plaadi, mida diskorid hommikul kuulata saavad. Pea niimoodi värise selle tüüpseks. Ja see on selline rahulik, selline kerge taustaga väike niisugune tüüpsega. Üldiselt väga klassikaline plaat, sest tegemist on tema nii-öelda best of plaadiga. Café Del Mar on suurem kogu plaate, kus on päris palju neid erinevaid eksemplare. Aga vanast ajast, et sulle ajalugu tutvustada, siis džinnipurk pidi olema veel plaadi peal. Ja tüdruk peal tantsivas. Oleksid sa valmis oma plaadi peale niisuguse pildi panema endast? No võib-olla mitte, aga tollal jah. Sõltus sponsoritest nii palju. Ma näen, et see on nüüd Kiles ja see aasta on 1995. Põnev poos. Põnev poos. Aga kõik lood on peal, kõik selle aja kõige kuulsamad hitid, see on Joe Stardi esimene album, CD. Enne seda tuli ainult üks kassett välja, mille diskorid mängisid hetkega ribates. Just. Vaat niisugused lood. See on singlis, jah. Ka siin samas saalis esinenud. Kes meil siin esinenud veel on? See on ikka väga head leiud siin. No Limp Bizkit käis meil, eks ole. Limp Bizkit käis. Ja sinna mina ei jõudnud. Rammstein on käinud korduvalt. Sinna oleks väga tahtnud jõuda, aga ei jõudnud. Jõuad järgmisel korral. Ma arvan küll, jah. Siis ma kindlasti jõuan. Ta plaat endale, kuula rõõmuga. Hakkime naist. Jah, naist. See plaat läheb lahti kõik. Mis praegu ei hakka seda avama? Jah, me praegu ei hakka. Võt niisugused kogud, niisugused muusikad. Siin on lounge'i plaate, siin on räpi plaate, siin on heavy plaate, siin on... Valik on väga suur. Väga suur. Siin on Turvamehe lugu peal, siin kus esimest K9. Ja ongi. See on minu lemmikplaat. Aga see on kallis plaat ka, sest see on ka Kiles. Kus sa neid siis niimoodi võtad või saad või... Seal, kus mul sularahagi on, madratsi vahe. Siis me teame nüüd järgmine kord, kui tekib probleem, raha pole, siis... Ja, siis minu madratsi vahelt saab alati midagi.